Aga nüüd lähme siis esitlustega edasi. Täna on terve rida inimesi, kes tulevad siia rääkima ja see on ilusti natukene niisuguses hierarhias, et hakkame kõige kõrgemalt peale. Ja kes on kõige kõrgemal? Kõige kõrgemal on ikkagi ministeerium. Inimene, looduse kroon, kõlab uhkelt. Jah, aga sotsiaalses hierarhias muidugi ministeeriumi esindajad on kindlasti väga tähtsad inimesed. Toomas Haidak, tere tulemast. See, et te olete ministeeriumist, ei tähenda, et ei saaks olla inimlik. Aitäh, et Ülo pani mind küll ikka eriti purki praegu, et nii piinlikusse olukorda kohe. Aga aitäh siiski selle sissejuhatuse eest, et Toomas Haidak olen mina ja üritan siit Kõlarist eemale tulla. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist transpordi arengu ja investeeringute poole pealt. Ja olgem ausad, ma räägin tegelikult seda sama, mida sissejuhatuses räägiti. Võib-olla paar pilti rohkem, see sama pilt Broadwayst ja üks selline võib-olla täiendav mõte juurde. Ehk siis linn, liikuvus ja konkurentsivõime, kuna Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium peab seisma hea ka selle eest, et meil ikka majandus areneks ja Eesti oleks konkurentsivõimeline. Et tänase teema kontekstis teema ise on hästi selline inimlik ja argiline, et see konkurentsivõime võib tunduda selline tehnokraatlik inimesest kaugel, räägib mingist abstraktsest majandusest ja mitte inimesest, aga ma just tahaksingi tekitada selle seose, et säästev linnaline liikumine ei ole mitte ainult inimese jaoks, tema tervise jaoks, tema heaolu jaoks kasulik, vaid see tegelikult tõepoolest aitab läbi selle kaasa ka konkurentsivõime tõusule. Ja kuidas see siis toimub, esimene slaid, palun? Et selleks on vaja kõigepealt aksepteerida ühte väga lihtsat mõtet, mida tegelikult nii lihtne aksepteerida võib-olla paljudel ei olegi. Ja see on kirjas Euroopa Komisjoni 90. aasta linnakeskkonna rohelises raamatus ilusti, kus on öeldud, et keskajast tänapäevani on Euroopa sotsiaalne, kultuuriline ja majanduslik areng põhinenud linnal. Ehk siis sellega sisuliselt öeldakse seda, et kogu ühiskonna areng väga suuresti põhineb linnakeskkonnal. Ja mitte ainult keskajast ja mitte ainult Euroopas, vaid ka varasemast ajast ja üle maailma lihtsalt selle väikse erinevusega, et mida kaugemale majas läheme, seda väiksemad linnad olid, mis aitasid arengule kaasa. Nüüd enam sellisest 5000-lisest, 10 000-lisest linnast ei piisa, et see struktuur, majandusstruktuur, mis meil on, eeldab arenguks ka suuremaid linnasid. Et sellel teemal muidugi võib ka tunde vaielda, aga teeme nüüd lihtsa eeldus, et see tõepoolest niimoodi on. Ma näitan paari pildiga, et miks see ka niimoodi olla võiks. Et kui me võtame nüüd, tuleb vajutada siis nuppu järjest, et kui me kujutame ette areng, et seda võiks sümboliseerida S-Cube, mis just üles orbiidile lasti, et kui see on selline ülim teadusliku ja inimese saavutuse väljend, et siis kust see tuleb, mis on selle põhiline selline fundamentaalne eeldus? Et see tuleb mingist mõttest, et kõik ülejäänud, see raha, ressurss, mis seal taga on, see on teisejärgunud. Kõigepealt on vaja mõtet ja mõte loomulikult tuleb meil inimestest. Mitte lihtsalt ühest inimesest, et tõepoolest maailmas on ka sellised geeniusid, a la Arvo Pärt kuskil Rakveres, kes on tõesti loominguline täiesti iseenesest, oma enda peas. Aga tõeline selline massiline areng, massiline ideede levik eeldab, et inimesi on palju, et nende vahel tekib sünergia. Et see pilt nendest, mitte võib-olla küll kõigist, aga olulisematest S-Cube'i projekti osalejatest, et ka need inimesed suuresti olid võõrad enne seda, kui nad Tallinnas tulid, nad ei tundnud üksteist. See linna kontekst oli see, mis tõi nad kokku ja tekitas selle ideede sünergia. Ehk siis järgmine klikk. Meil on vaja linna, et inimesed tuleksid kokku, et tekiksid kontaktid, tekiks mõtete ja ideede sünergia, selline ring linnast, inimestest, mõtetest viibki tegelikult meid arenguni. Kuidas see nüüd on seotud transpordiga? Palun järgmine slaid. Et
Edward Glaeser, Harvardi majandusprofessor, on oma raamatus Linna triumf väitnud sellist asja, et millega mina isiklikult täiesti nõus olen, kuigi ma professor Glaeseri kõikide mõtetega võib-olla nõus ei ole, aga sellega küll, et kui läbi ajaloo on transport linnade konkurentsivõimet mõjutanud eelkõige sellega, et millised on selle linna ühendused muu maailmaga. Et alustuseks linnad olid jõgede ääres, mere ääres, siis oli oluline raudtee, maanteeühendus. Et see on niimoodi nagu läbi ajaloo toimunud kuni võib-olla eelmise sajandi kuskil keskpaigani, võib-olla veel hilisemal ajani, teadmistepõhise majanduse võidukäiguga on sellisele transportimisele, kaupade vedamisele kõrvale tulnud elukeskkond. Ehk siis kui atraktiivne, meeldiv on see elukeskkond, kuidas tõmbab juurde neid andekaid inimesi, keda me eelmisel slaidil nägime selle pildi peal, kes panid Eskiubi kokku. Ehk selliste inimeste koondumine eeldab oluliselt atraktiivsemat linna, kui nad on viimased 100 aastat olnud. Ja milline on siis see atraktiivne linn või mis võiks seda iseloomustada? Et siin on Transpordi ja arenguplaneerimise instituudist võetud 8 sellist peamist märksõna, mis võiksid iseloomustada atraktiivset linna, siis sellist tõepoolest, mis tõmbaks inimesi ligi, kus nendel oleks hea elada. Nendest viimased 4 on konkreetselt seotud liikumisega. Esimesed 4 on laiemalt ruumilise planeerimisega, aga samas väga tihedalt seotud ka nende liikumiste mõistetega. Ja kõige esimesed mõisted, kompaktsus, tihedus, on selles mõttes olulised teemad, millest rääkida, et need ei ole sugugi intuitiivsed hea linna iseloomustamiseks. Et kui me küsiksime inimeste käest, et milline teie arvates ruumiliselt hea linn on, siis ma arvan, pigem me kuuleksime midagi avatud ja roheline stiilis. Et emotsionaalselt on see kindlasti selline esimene asi, mis inimesel pähe tuleb, et oleks palju ruumi, oleks palju rohelust, et see on hea linnaruum, aga paraku tegelikult sellises atraktiivses linnas, kindlasti seal ruumi peab olema, kindlasti rohelust peab olema, aga selline ruumi ja roheluse üleküllus on tegelikult väga kerge tulema. Et palun ka järgmine slaid, mis võiks siis välja näha visuaalselt niimoodi, et kui meil on siin Amsterdami kesklinn ja meil on Õismäe, et siis Amsterdami kesklinn tegelikult niimoodi ülevalt peale vaadates nagu midagi eriti head välja ei näe. Et selline ühtlane hall mass küll roheliste puutriipudega, aga tegelikult niimoodi pealt vaadates ei tundu eriti atraktiivne. Et võib-olla see Õismäe oma roheliste laikude ja veesilmaga keskel äkki paistab õhust isegi parem välja. Kui me lähme tänava tasemele, sinna, kus inimesed tegelikult on, siis see pilt muutub hoopis teistsuguseks. Et see kompaktne struktuur võimaldab inimestel just kokku saada. Ja kui see on koos kõikide nende eelmiste või järgmiste teguritega, palun võta korraks slaid tagasiks. Et oluline on see, et kõik need tegurid toimiksid koos, ehk siis kui kompaktne struktuur koos segava maakasutusega, tiheda tänavvõrguga, liikuvuskeskkonnaga, mis on suunatud kõndimisele, rattasõidule, ühistranspordile, kui see kõik koos toimib, siis mis meil tekibki selline ruum, mis on atraktiivne, mis viib inimesed kokku, paneb sealt suhtlema, viib sünergiani. Et see viimane mõte siin autokasutuse piiramine, see on võib-olla eriti selline vastakaid tundeid tekitav. Et ma isiklikult ei taha sugugi mitte öelda seda, et autokasutus on täiesti lõplikult paha ja sellest tuleks loobuda. Et kui me võtame kas või kõige suurema transpordiprobleemi, mis oli 19. sajandi linnades, siis see oli hobusesõnnik. Et hunnikud ja hunnikud, tonnid ja tonnid hobusesõnnikut, et auto on meil võimalnud näiteks sellisest päris jubedast probleemist lahti saada. Ehk siis mingil määral auto kasutamine täitsa mõistlik ja kindlasti väga hea leiutis. Aga praeguse situatsiooniga enamus suurlinnade kontekstis, ka Tallinna kontekstis lihtsalt on mõistlik autokasutust piirata. Loomulikult on seda väga keeruline teha, aga meile näidati eelmises ettekandes, palun nüüd 2 slaidi edasi, et kui sa suudad seda seal, siis sa suudad seda igal pool, Broadway,
mingi aastal 2009 võib-olla, mis see esimene pilt on, ja siis Broadway pärast neid muutusi. Küll tuleb möönda, et parandan eelkõnelejat, et see ei puudutanud kogu Broadway'd ikkagi, et oli vist 33., 35. ja 42., 47. tänavani. Aga ka siiski New Yorgi kontekstis päris oluline muutus. Ja loomulikult see muutus eeldab mingit teatavat mõtteviisi, mis on kõige olulisem. Et me ei läheks mingitesse detailidesse ära, et kui palju me siis autokasutust ikkagi piirame ja kui kompaktne ja kui tihe me ruum on. Et sellest peab ka kindlasti rääkima, aga kõigepealt on olulisem omavahel kokku leppida, et me tõesti seda teha tahame. Niimoodi nagu on see näiteks Kopenhaagenis. Kui sa võtad ka viimase slaidi, siis Kopenhaageni, ma ei oska öelda, strateegia, arengukava või kuidas iganes seda nimetada, visioonipaber, et meist saab maailma kõige elatavam linn, jätkusuutlik linn, kus linnaruum pakub inimestele erinevat ja erakordset linnaelu metropoli inimestele. Et selline tore põhimõte minu arust võiks olla mitte ainult Tallinnas, vaid ka kogu Eestis, kus siis linnaruum tegelikult vahelduks ka elamisväärse ja atraktiivse maalise ruumiga, et kus inimesed saaksid elada nii maal kui linnas ja mõlemad eluviisid oleksid meeldivad. Aitäh! Aitäh, Toomas! Üks hetk, et võib-olla on kuulajatel mõni küsimus sel teemal. Jaa, teeme seda kiiresti siis. Tere, aitäh! Ma tahaksin kõikidel meelde tuletada, et meie ees oli praegu Majandusministeeriumi esindaja. Et kas sinu tööandja on kursis sinu mõtetega? Kõlas nagu selline provotseeriv küsimus. Kuidas ma vastan selle siis niimoodi, et oleks aus ja loomulikult on, jah, on ikka. Absoluutselt. Et on veel kellelgi küsimusi hetkel? Mul on küsimus sellest, et mina saan aru niimoodi, et Majandusministeerium ju haldab riigi tasandil asju. Ja kui me räägime linnadest, siis see on ju omavalitsuse teema. Et kuidas sa näed, kuidas see nende ideede ülekanne nüüd ministeeriumi ja omavalitsuste vahel reaalselt siin Eestimaal toimib või võiks toimida? Jah, see on väga õige tähelepanek, et kui Mari siin küsis provotseerivalt, mis nagu tekitab mulje, aga miks me siis midagi ei tee, siis ma saaksin selle vastata, aga see ei ole meie asi, see on linna asi, eks. Et tõepoolest see ei ole nagu otseselt juriidiliselt meie haldusala, aga see saabki toimuda nii, et inimesed suhtlevad üksteisega, räägivad. Siin on ju, palun väga, Tallinna linnavalitsusest inimene. Rääkisime omavahel, suhtlesime ja niimoodi ideed levivad, et antud kontekst on hea näide, et kui me kõik sõidaksime autoga, siis me siin ei oleks. Siis ei oleks seda bussijaama, me ei teeks seda seminari, me ei levitaks neid mõtteid, me ei teaks, mida teised mõtlevad, eks. Et räägime, suhtleme ja konkreetsemaks minnes siis riigil on läbi Euroopa Liidu vahendite võimalik toetada siis teatavaid arendustegevusi linnades ja üks suund ongi säästva linnalise liikuvuse arendamine, kust siis on võimalik taotleda vahendeid kõndimise, rattasõidu, ühistranspordi kasutamise soodustamiseks. See tähendab siis, et see omavalitsusel peab olema piisavalt algatuste initsiatiivi, sest see peaks eeldatavalt tulema just nagu linna poolt, linna inimeste poolt, eks ole. No selge, linna peaks igal juhul see initsiatiiv olema. Just. Aitäh, kas on veel küsimusi hetkel? Ei ole, suur tänu esinejale.